tere, kaunis kuulaja. Ärategemine. Ärakasutamine. Sellest peekrist oleme me kõik mekkinud. Kes rohkem, kes vähem. Kes on selle peekri täitja, kes on selle peekri tühjaks jooja? Pole üheta teist. Kui peekri tühjaks jooja jätab käe sirutamise peekri järele, kaob peekri täitja mõte. Kuhu sa valad juurde, kui anum üle ajab? Kui peeker jääb täitmata, aga janu kurku kriibib, siis läheb peekri tühjendaja retkele leida uus peekri täitja. Variaablus on rikkus. Nii ütleb universum. Variaablus loob äärmusliku võimalikkuse. Poolte teineteisest kaugele venitamisega suureneb ruum ja laieneb aeg. Miks me seda teeme? Me kasvatame ruumi laiendamise ja aja suurendamisega intelligentsust. Mida enam eluõppetunde me tekitame ja neid lahendame, seda enam inimrass areneb. Probleemide eest põgenemine, eitamine, eiramine pidurdab aega, mis pidurdab arengut. Aega võib mõnda aega lollitada, aga seejärel püüab aeg lollitaja kinni. Äärmusliku jänu korral surub ta ette peekri, mille kõri kriipiv kuivus sunnib üles haarama ja mõtlemata alla kulistama. Jällegi leitakse ennast tsüklist, sama ämbri kolistamisest. Kuidas olukorda muuta? Ilmselgelt on vaja inimesel juua seni peekrist, mis jänu ei kustuta,
kuni nälja kogemisest isu täis saab. Mida see tähendab? Haarata pääste rõnga järele, mis viib põhja. Päästerõngaks olemine ei tähenda üksi, et too pinnale toob. Päästerõngas peab olema ise terve, et ta suudab õiges suunas päästa, vastasel juhul ta viib põhja. Ta võib ju tahta olla üllas ja teisi ära päästa, aga enda katki olemise korral triivib ta grupi päästetutega sügavustesse. Pimedate orgu. Millesse liikuv vanker sõidab kraavi ja kaotab rattad. Mis kasu on vankrist, millel pole rattaid? Mis kasu on vankrist, millel on üks ratas? Ta kisub alati kiiva. Ta on ebamugav ja enamasti kasutu. Ta on kraavi täitmiseks, kuid mitte edasi liikumiseks, selleks, et saada päästetud. On vaja pöörduda päästja poole. Kes ise on terve, kellel on vanker 4 rattaga. Kuidas tead ja milline päästja on terve? Teda peegeldub iseenda terve olemisest, oma vankri terve olemisest. Selleks on vaja kõigepealt oma vanker korda teha. Et näha teise vankri tõelist seisukorda. Me oleme kõik olnud ära kasutatud. Tahtlikult. Üllast lootusest olla päästja. Ebaõnnestumisest hirmust. Kuid tulemus on üks. Põhjas kraapimine. Ära kasutamine lõpeb, kui peekri
järele küünitamine saab otsa. kui kõlab suust sõna, mida on nii kaua varjatud, mille kuulmatuseks on räägitud maha ulmelugusid, valesid, aetud välja suust mõttetut loba, selleks, et vaikust mõrvata ja ruumi lagastada. See sõna koosneb 2 tähest. Võib-olla on ta liiga lühike, et omada tähtsust. Võib-olla on ta liiga pisikene, et talle pöörata tähelepanu. Võib-olla ei luba ühiskond seda kasutada. Võib-olla on hea laps ja eeskujulik kodanik seal oma sõnavarast välja rookinud, võib-olla on selle sõna kasutajad välja heidetud, võib-olla on selle keele rääkijad lõputu vihmapilve all. Ei. See sõna on ei. See on üks kõige raskemaid sõnu, keerulisemaid tähekombinatsioone inimesel keelele lasta. Ta on nõus ennem härjana maad kündma, vastu tuult rammima, kosest üles ujuma. Sõjas võitlema, verd valama, ohverdama, valetama, eitama. Kasutamata sõna ei. Tema koodiks on see pole nii. Eitamine ja eiramine küsib palju pikemat sõnade kombinatsiooni, tähtede laga, mis on nii kerge suunurgast pudenema, kargama kuulajale näkku, sinna plekki jätma. On olla uhkus. See pole nii kasutaja. Sest ta on ju ärakasutaja. Kuid ütelda ei kõva häälega välja tähendab riskida oma eluga. Peast ilma jäämisega. Halva kohtlemisega, piirangutega, ilma jäämisega.
ärakasutatu on oodatud. Ärakasutamise süsteemist väljuja põlatud. Miks? Kui inimene lõpetab ärakasutatu peekri tühjendamise, kaotab ärakasutaja oma töö, oma mõtte. Kaob sõda. Ühe poolega pole võimalik alustada sõda. Sõda vajab kahte poolt, kahte äärmust. Sõda vajab teisiti mõtlejaid. Sõda vajab ärakasutajat ja ärakasutatut. Kui pole ärakasutatud, tuhmub ärakasutaja. Oodata, et ärakasutaja ennast muudaks. Temast saaks parem inimene. Ta hariks ennast, ta muudaks oma mõttelaadi, võib-olla jõuga panna teda teisiti mõtlema. Kergitab viha. Kergitab viha ärakasutajast, sest ta tunneb, et ta ei saa piisavat tähelepanu. Ta ju kasutas ära sellepärast, et saada tähelepanu, et olla aktsepteeritud, et olla nähtud, et saada oma tahtmist. Ja kui ta näeb, et teine pool aktiveerub, hakkab jõudu kasutama, hakkab suruma, hakkab eirama, hakkab eitama, hakkab ootama, hakkab nõudma, hakkab kritiseerima, et ta pole piisav, tal on vaja ennast harida, saab ta jõudu ja palju tahet sõja suurejoonelisemaks mängimiseks. Ta tõmbab selga rüüa. Viskab tuppa mõõga. Ta on valmis ratsul kohale tormama. Ta tunneb ennast oodatuna. Ja ärakasutatu saab uuesti jalust löödud. Ta on ninale maas. Omaenda verelombis. Lämbumas. Puuduses, kartuses, kurbuses. Pisarate meres. Ta ootab päästjat, aga päästjat ei tule. Miks? Esiteks sellepärast, et päästja läks temaga koos põhja ja teiseks ta ju tegi manifestatsiooni sõja jätkamiseks. Ta hakkas kaklema peekri täitega. Anna ära peeker. Anna taeva isale tagasi peeker ja tule välja mängust. Tule välja sõjamängust. Tule välja sõdimisest, tule välja kaklemisest. Tule välja ohvriks olemisest. Et agressor saaks vabaks.
jäta tühjaks ära kasutatu koht. Anna ära peeker, et taevaisa võiks selle võtta ja muuta selle pilveks. Las ta kallab sulle pähe. Võta see julgus saada märjaks. Aga vaata, see vihm on teistsugune. See ei ole verevihm, milles oled sa siiani uppunud. See ei ole kakluse haisuline. Selles pole ära kasutatu higi. See on ümber transformeeruv küllus, see on puhas taevane vesi. See on pühitsetud vesi, see on taevaisa pühitsetud vesi. See on ehe püha vesi. Kirikul, religioonil ei ole püha vett. Taevaisal on püha vesi. Preester pole taevaisa. Siruta oma peeker taevasele isale. Anna ta pilveks. Ja las ta sajab alla kristallse vihmana, mis niisutab maad. Et maast kasvaks üles uue ajastu taim. Ülesse sirgunud taimele võib ju ära kasutaja kallata ärakasutamise rohtu. Kuid maaema võtab selle endasse ja muudab nähtamatuks. Enam pole peekrit, mis hoiaks teda kinni. Ta kaob maasse, ta tolmab maasse. Maaema teeb ta ümber. Olenemata sellest, kui palju ärakasutaja kallab ärakasutamise rohtu taimele, see hajub. See on ühtlaselt nähtamatu. Nüüd kakleb ta iseendaga. Ta ei saa enam vastu energiat, tema energia kukub maha. Jah, ta jääb nõrgaks, tihti haigestub. Kuni isegi võib keha hüljata, sest parasiitluse vorm, mis ennem lubas teistelt võtta, teiste arvelt olla, teiste kukil elada, enam ei toimi. Pole ju enam anumat, mürgikarikat, millest ära kasutatul käskida juua. Nüüd kakleb ta ainult taimega. Taim oma ilus andestab talle. Ta on nii ilus, et tal jagub ilu jagada ka ära kasutajale. Ärakasutaja solvub. Ta tunneb ennast lööduna, ta tunneb ennast vähemana. Ta on kade lille ilu peale. Ta tahaks talle ära teha. Ta tuleb, lõikab ta maha. Ta tunneb joovastust.
ta tunneb võitu. ta arvab ennast võitjate kilda. ärakasutaja läheb tähistama. ta arvas, et ta sai ärategemisega suure annuse energiat. ja nüüd ta tõuseb tuhast ja nüüd algab uuesti tema aeg. tema valib suuna, tema otsustab ja määrab. joovastus on lühike. lisaenergiat peale ei tule. see, et ärakasutaja maapealset osa ei näe. lilleõit ennast ei näe, siis juurestik on ammu loodud. nähtamatul osal on tihe juurestik. mida ilusam on maapealne õis, mida ilusam on olnud taime maapealne õis, seda lopsakam on juurestik. ilusaks õieks sirgumiseks on tal olnud vaja pikk töö teha oma juurestiku loomisega. ei, see ei ole vihaste küüniste laiali ajamine. see on ilus helevalge juurestik, mis on tekkinud puhtast armastusest, aja pehmest embusest ja ruumi alandlikust kummardusest. juurestik on olnud oodatud. aeg ja ruum on kinkinud talle oma osa. kui juurestik on valminud, siis taim läheb tähistama. alles juurestiku valmimise järel tuleb ta koopast välja. tuleb ta peidus olnud pinnasest välja. See, et ta ei olnud silmale nähtav, ei muuda teda olematuks. ta oli. ta on. ja ta jääb, sest ta juurestik on juba nii kaugele läinud, et isegi tema maast välja ampsamisega on ta alles. mingi osa on temast alles ja see aja ja ruumi toetatud ilu jõuab maapinnale. ärakasutaja ütleb, et ta on kole. ta ütleb, et ta on vastik, ta on valetaja, ta ütleb, et teda pole vaja. temast on vaja lahti saada. seesmisest tunneb ta kadedust. ta tunneb oma närbuvat ilu. ilu, mida mitte kunagi ei olnud. ta nimetab ilu nooruseks. nii nagu ilu kunagi ei tulnud.
ja tekitas ärakasutajasse pahameele. Süüdistab ärakasutaja ärakasutatut tema nooruse varastamisega. Kui ta kakleb endiselt iseendaga, sest ärakasutatu ja taim on loobunud tema kaklusemängudest. Nad lubavad tal heidelda, viselda, lärmata, röögata, pröögata, jonnida, trampida, kriisata. Valemüüre ehitada, siis neid lappida, veel kord katta. Saladusi pinnalt pimedusse matta. Ärakasutatu ja taim teavad, et need on ta viimased ajaühikud. Nad austavad tema olemist, kuniks ta jääb. Kuid aeg on talle üürike ja üsna pea saab ärakasutaja aru, et tal on vaja lahkuda ja eest ära astuda. Ta tõepoolest pole enam oodatud. Lõppeks oli ta iseenda ärakasutatu. Tal on vaja taanduda ja minna õppima. Õppima oma vigasid heastama. Ta ei julge, sest julgus ei ole kunagi olnud tema sõber. Aga ta leiab pisikese tahte, sest ta saab aru, kuidas ta nüüd ei tee, siis mida enam ta aega edasi lükkab, seda jõhkramaks ta valede koorem kasvab ja seda rängemaks kujuneb tema karmateekond. Ta läheb karma lahendamise teekonnale. Ta mäletab, mida ta tegi ärakasutatuga, oma vastasega ja ta tunneb tõelist hirmu. Saabuva kogemise ees, sest teda ootab ees sarnane lugu. Kui ärakasutaja laseb lahti ärakasutamises, siis lahenduse teekond viib ta esmalt ärakasutatu kehastustesse.
just kehastustesse. Teekond on pikk. Võib kesta kuni 400 kehastust. On põnev, et me elame ajastu uksel, kus on avatud sild. Me nimetame seda kiirteeks. Sellel sillal lubatakse oma patud lunastada isegi ühe elu jooksul. Patt ei ole naise vaatamine, patt ei ole seks, patt ei ole muinasjutt, mida vestab religioon. Patt on karma loomine. Patt on kannatuse ja valu kummardamise teekond. Negatiivse väärtusega teekond. Kuid mida enam on patu loodud, seda suuremaks pühakuks saab kasvada. Patu eitamine ei sünnita pühakut. Patu läbi kogemine valmistab pühaku. Kuid pühakuks saamiseks on vaja läbida positiivne väärtus. Kui ennem sai karmat loodud, siis nüüd on vaja läbida karma lahendamise teekond. Tarma väravatesse jõudnu võib esmakordselt mõelda pühaku staatusele. Tarma väravad on punkt, kus ulatutakse ette karma teekonna raamat, mille viimasele lehele küsitakse allkiri. Allkirja annab Tarma väravate valvur, kui ta kinnitab, et raamatu omanikul on karma õpik läbitud, et karma on lahendatud. Ta on heastanud negatiivse väärtuse ja asendanud selle positiivsega. Ta on tasakaalustanud energiad. Karma lahendamise teekonna avamiseks on siiski vaja leida kübeke julgust. Piisab ühe sammu suurusest julgusest, sest on vaja tunnistada
tõde. Oma tehtud tegu. Ja julgeda juurde valetamisest väljuda. Illusoorse pildi asemel vaadata reaalsust. Ära kasutatu andestab talle. Miks? Kui ta ei andesta, kukub ta tagasi teekonna algusse ja temast saab ärakasutaja. Piltlikult trambib ta jälle sama reha enda kestotsmikule ja läheb teekonda kordama. Ju siis polnud karmaraamat veel piisavalt värvikas. Kui ta andestab, siis ta saab vabaks tsüklisse tagasi kukkumisest. Ta saab minna kõndima treppi, mis toob ta välja ära kasutatu seisundist. Andestamine juhtub siis, kui ärakasutatu tunnistab, et temagi on olnud ärakasutaja. Ta tuletab meelde oma mineviku elud, mineviku kogemused, kus ta on olnud sama julm kui praeguses elus ninna hõõrutud ärakasutaja. Jah. Ma olen olnud ärakasutaja. Jah, ma olen oma karmaraamatu kirjutamiseks teinud ebainimlikku. Minust sai ebainimene. Minust sai julmus, valetaja. Jah, ma olin. Ta leiab veel ühe sõõmu julgust ja jätab hüvasti ohvri rolliga. Ta ei jää haletsema. Ta ei jää süüdistama, ta ei jää süüdlasi otsima. Miks ta kasutas ära? Kuidas teda võidi ära kasutada? Kuidas keegi nii võis teha? Õigustada, miks tema omakord nii tegi? Ta laseb sõjamängud lahti, sest süüdlase otsimises, süüdistamises, enese haletsuses selle sisse on peidetud sõjamäng. See ongi sõda. See on sõda iseendaga või vastasega või vahet ei ole kellega, kus on esitatud kahe poole argumendid. Ta laseb lahti kõik argumendid ja
ta läheb Tarma teekonnale. Endine ärakasutatu, kes on andestanud ärakasutajale, läheb Tarma teekonnale, ta lubatakse Tarma väravatest sisse, ta läheb looma lugu, mis paneb juurestikust välja kerkima taime. Pisike taim tõuseb maapinnale, kuni õitseb lahti imemaitsva lõhnaline õis. Teda ei huvita enam teiste lugu, teiste elus sobramine, sest tal ei ole vaja kontrollida rohkem oma valesid. Teiste elus sobras ta sellepärast, et ta kartis, et ta jääb vahele. Ta pidi kogu aeg kontrolli hoidma, ta pidi veenduma, et kõik on endiselt paigal, nii nagu varem oli. Ta haldab kõike. Tema 24/7 seisnes süsteemi haldamises, kontrollimises, paigal hoidmises. Oi, ta oli väsinud. Ta oli selle süsteemi koos hoidmisest väsinud. Tal ei olnud aega mõelda, et puhata, sest juba mõtlemine puhkusest oleks võinud ta kukutada. Ta oleks võinud kaotada kõik ja pisikene saladuse jupp oleks pääsenud lagedale ja see oleks võinud tema reputatsiooni hävitada. Hävitamine, muidugi hävitamine oli tema peamisi eesmärke. Aga teda ei huvitanud, et tema valed hävitasid ümbrust, olid elu ammu ta väljalt pühkinud. Nüüd hävitas ta ainult iseennast, sest surmas pole muud kui häving. Taime kasvamine, õie puhkamine on vaba kontrollimisest. See on juhtuda laskmine, see pole elu kontrollimine, see on elule lõdvestumine. Mitte mina enam ei ela elu, vaid elu elab mind. Ma ei proovi mahtuda elusse, ma ei proovi sobituda kuhugi määratusse, sõnasse, valatusse, vaid ma lasen elu endast läbi voolema, ma lasen läbi enda elul juhtuda. Mina olen ainult see, kes järgneb elule. Sinna, kuhu ta meid kutsub. Sest nii saame me elada seiklust. Lille õitsemise seiklust. Aitäh, kaunis kuulaja, sa kuulasid Chanda kanaldust.